kes on orgukava jälginud ja siis on öelnud, et see ei tööta, et see on halb. Hei, täna siis räägime sellest, ma ei saa naermata öeldagi, sellest orgukomandist. Vaatasin siis eile seda Kuuuurijat nagu enamus Eestist. Põhimõtteliselt, no olgem ausad, me kõik teame, mida tähendab esiteks eksida või viha. Kui sa lähed inimesest lahku, vahet pole enam kelle süül, enamus juhtudel jääb sealt viha, või isegi kui alguses ei ole, siis hiljem on. Ma tean isiklikult inimesi, kes on ka aastaid hiljem, kui nad on ise inimese maha jätnud, on konkreetselt saatnud sõnumeid, et tahad sa meie ühist titat äkki näha, kuigi seal ei ole mitte mingisugust rasedust olnudki. Lihtsalt pimm, viha ja nii on. Et see ajas mind meeletult naerma, et inimene, kes on tegelikult juba suhteliselt heas vormis, noh, jah, see on minu arvamus, lihtsalt see on maitse asi. Miks tema ei või süüa nagu üleüldiselt nagu selleks asju? Isegi kui see kõik see jutt, mis need naised seal ajasid, oli tõsi, mida ma eriti ei usu, osaliselt tõsi lihtsalt. Aga isegi kui see oleks tõsi absoluutselt kõik olnud, miks ta ei või? Ma saan aru, kui sa oled ülekaaluline ja sa üritad alla võtta hetkel, siis isegi siis tegelikult võib, aga lihtsalt see peab olema väga läbimõeldud ja kaalutletud, kas on ikka vaja, on asi seda väärt. Minu täitsa enda ausa arvamus on, et see on üldse kokkumäng. Lihtsalt marketing. Hea töö. Kuna ma olen ise ka võtnud oma eluajal 40 kilo alla, 6,93-53. Praegu on mingi 64. Hea aeg orgukavale silm peale panna, kuna mul on umbes 15, ei rohkem kui 15, sest ma olen päris vana, ma saan 33. Ma ei jaksa arutada, aga põhimõtteliselt ma hakkasin oma dieetide, toitumiste asjadega umbes 15-16 aastaselt pihta, päris noorelt juba. Aga eks algusaastatel mul oli bulimia. Aga üldiselt on väga vähe asju, mida ma ei ole proovinud ära. Veepaastudest, külmade dušideni, mis aitaks rasva põletada ja jääduši, jääpannideni. Ei soovita, absoluutselt ei soovita. Põiega oli väga halvasti. Aga igal juhul, et noh, kõik vahtarsiirupid, asjad, noh, MMS-i ma ei ole proovinud. Ei, sorry. Kuigi ka seda on mulle toitumisnõustaja soovitanud, aga tänapäeval saavad ükskõik kes toitumisnõustajad olla. Kahjuks isegi mina, sest ka mina saan miljon kirja, et kuidas ma alla võtsin. Aga ma leian, et ma ei ole piisavalt pädev, et hakata nõu andma. Oma sõpradele ma natuke võin anda, lihtne, ühe video tegin ka, et ma võin anda väga lihtsalt mingid nipid, aga kavasi asju ma ei ole nõus koostama, ma ei ole prof. Aga ma tean, mis minu puhul nagu töötab ja eks me siis, kuna ma ei saa siin näidata, sest see on copyright ja ma ei saa väga palju ka rääkida orgukavadest hästi, igal juhul erikorgu.ee seal lehel lähed, registreerid esmakordselt, sa saad nädala jagu tasuta retsepti isegi, mis oli väga lahe, pildid on head ja vaatasin neid menüüsid ja asju ja kõike ja sa saad, asjalik leht on. Ja hind ei ole ka nagu mingi mega kallis, et see on nagu umbes, oleneb paketist, aga umbes keskmiselt 10-6. Ja mul tuleb külaline. Tule selja taha. Et kass tuli ka. Et see on umbes keskmiselt 10-6 ja siis ma vaatasin neid, et mis ta seal soovitab. Ma ütlen ausalt, ma ei viitsi nii palju erinevaid asju kokata. Et iga päev erinevat menüüd teha. Et noh, kihvt on see, et saab valikuid, aga ma teeks pigem vähe lihtsamalt, et ma oskan süüa küll teha, need asjad on lihtsad ja kiired. Ja eks kui sa saad need retseptid selgeks, siis need lähevad nagu kiiremini ja sul on need teatud asjad juba kapis olemas, aga iga õhtu mingid lõhefileed, mitte iga õhtu, aga mingid lõhefileesid ja selliseid asju süüa, noh, mul läheb veits kulukaks. Aga eks sa saad ise neid retsepte vaata valida, seal sa isegi vahetada. Fakt on see, et olgem ausad, menüü on hea, korralik, asjalik, töötab, see on näha juba asjad, mis seal kirjas on, et see töötab. Mina olen normaalkaalus selle järgi, mis seal on, aga noh, seda ma tean, aga ma ei taha olla normaalne.
normaalne. Aga ma tahaks, kuna ma tegin nüüd Patreonis ka endale sellise lehe, kus mul ei ole väga palju riidid seljas, siis oleks vaja natukene paremaks asjad saada. Põhimõtteliselt ma ütlen ausalt, et need menüüd on asjalikud, need ma usun, et töötavad. Ma ei ole ise proovinud, vähemalt veel ei ole proovinud, mõtlen, kaalun. Aga on päris mitmed inimesed, keda ma tean isiklikult, sorry nüüd, kes on orgukava jälginud mingi paar kuud ja siis on öelnud, et see ei tööta, et see on halb. Ja siis ma olen uurinud, et aga miks ei tööta, sellepärast mina tean, et põhimõtteliselt peaaegu kõik toitumiskavad ja asjad, mis vähegi on positiivse tagasisidega, need töötavad. Sest see on ikkagi kalorite defitsiit. Sa kui sa nälgid, sa võtad alla. See ei ole küll nälgimine, aga sa sööd vähem, kui juurdevõtmiseks vaja on. Sa ei saa juurde võtta, kui sa ei peta. Kui sa jälgid menüüd ilusti, sa võtad alla. Nüüd ütlevadki, et ma see 2 kuud tegin, ma võtsin ilusti alla. Ma võtsin lausa 6 kilo alla 2 kuuga. Väga äge. Ma ütlesin, aga kuidas see ei töötanud siis? Aga vaata, kui ma peale 2 kuud lõpetasin ära selle ja siis ma hakkasin sööma, nagu ma tavaliselt söön, ma võtsin kuu ajaga selle kõik juurde ja lisa. Põhimõtteliselt sa hakkad uuesti sööma niimoodi, nagu sa läksid paksuks ja siis sa ütled, et see kava ei tööta. Ei, need inimesed ei ole olnud blondiinid, kes seda räägivad. Et see on kuidas sa süüdistad kava selles, kui sa kava ajal võtsid alla ja lõpetasid kava ära ja siis võtsid juurde. Mis sa arvad, et see on enam sama, et sa ostad endale pesumasina ja sa pesed sellega 2 kuud pesu ja siis 2 kuu pärast enam pesu ei pese ja siis imestad, et aga miks pesu must on? See pesumasin ei tööta, palun võtke tagasi. Mul on garantii veel käib, see pesumasin on katki. Ma ei tea, pesu muud kui kuhjub koju. Et see on veits absurdne. Niisiis, minu kokkuvõte. Kaalun, kas ma testin ise selle orgukava ära. Kuna mul sai siin lubatud vahepeal mingi asjade koha pealt teatud asju, mida ma ei või rääkida, siis mul sai tehtud see Patreon konto, et oma lubadused täide viia, kuna seal on need reeglid natukene leebemad riietuse valdkonnas kui siin YouTube maastik, siis mul oleks ka vaja natukene ennast ette võtta, et eks pilte ja videosi asju saab teha, aga võiks ju paremini olla, kui inimesed juba maksavad selle eest, siis klient on ju mõningas. Ma hoiaks kuus ühe videoga kursis, et kas on progressi, et kas oleks huvi. Ja, pool aastat oli see pakett, mis mind kõige rohkem paelus. Suveks vormi. Ja siis ma ütleks selle kohta, et kogu see saade oli kas marketing skeem, et saada vaatamisi nii Gustavi väga headele küpsetistele, kui ka siis Orgule, kui ka siis Kuurijale, et kõik võitsid. Ainukesed, kes kaotasid, olid need naised, kes seal saates olid, sest need on põhimõtteliselt terve Eesti naerualused nüüd, sest ei saa neid sõnu YouTube'is öelda, mis ma nendest praegu arvan. Ja ükskõik kui hea dieeti asjad on, meil kõigil on vahepeal vaja pausi, ükskõik kui hea vorm meil on. Ka fitness inimesed võtavad seal ühe saiakese, mida iganes. Come on, me oleme kõik inimesed. Et, aga mis siis? Selles suhtes, et oma suhte musta draamat tulla seletama saatesse, kus on tegelikult juttu toitumisest selles jaos. Need omavahel on läinud tegelikult üldse kokku. See oli täiesti musta pesu pesemine. Näe, vaata, mees ütles mulle halvasti. See ei puutu absoluutselt tema kui toitumisnõustes. Ma ütlen ausalt, et inimesena pole ta mulle kunagi meeldinud, nii palju kui ma teda videotes ja kuskil olen näinud. Nüüd tal on YouTube ka, aga see ei tundu eriti töötavat. Subscriberid on ka vähem kui mul. Et ta pole mulle sümpatiseerinud.
kuni nüüd selle Kuurina saateni ma vaatan, et päris asjalik. Et nojah siis, et hea töö ja naiste valigi lihtsalt on natuke nigela võitu olnud. Ma tahaks saiakesi. Kõik saiakesed.